Ja tere tulemast tagasi. Oleme järjekordses osas ja nüüd selles osas räägime hoopis muudest asjadest. Proovime rääkida positiivsetest asjadest, nagu päris ka proovime rääkida positiivsetest asjadest, sest maailm on nagu nii tuksis, maailm on lappes, vaadata ükskõik millises suunas, siis suht nagu kurb. Ja siis mul käiski mõte kohe läbi peast, et aga mis siis, kui teeks lihtsalt ühe sellise võib-olla, kuidas öelda, positiivse saate vahelduseks siia. Ma olen nüüd mõndade inimestega siin rääkinud ka, et võiks nii-öelda siis mingisuguseid külalisi siia hakata kutsuma. Võite ka pakkuda siin all, et kes võiks teie arvates need külalised olla. Samuti, mis ma veel olen mõelnud, on see, et kui sa näed kommentaaris, et keegi on pannud sinu inimesele nagu see, keda sa tahaksid näha siin, siis et tema võiks olla järgmine või nii-öelda saates, siis sa võid like'i ka panna, et lihtsalt olekski nagu ühe pildi peal näha ka näiteks, et ma ei tea, mingi nimi ja siis sellel on 30 like'i näiteks, et sa võid ka seda teha või siis kirjutada lihtsalt kõik, mida rohkem kirjutate samu korduvaid nimesid ka, et see on ka näiteks väga hea. Et siis oleks lihtsalt näha ja otse loomulikult ega sellel inimesel, keda kõige rohkem kommenteeritakse, ma arvan, et tal on nendel ka põnev saatesse tulla. Proovime vältida poliitikuid, proovime vältida avaliku elu tegelasi, kes figureerivad, ma ei saaks öelda, et meie vastas, vaid nagu mainstream inimesed, siuksed, sest nad ei tule nagu nii. Selles nagu, et ma olen mõndadele saatnud emaili asju, ma räägin, et kui ma peaksin praegu tõmbama lahti enda, mis suvi pärast vaatan, et kui ma peaks tõmbama lahti praegu enda emaili ja vaatama nagu emaili pealt, et kes nagu suht vähesed vastavad isegi, et ma olen ikkagi siin kirjasid saatnud ja olen nii-öelda siis võtnud nii-öelda siis inimestega ühendust ja ütleme nii, et mul on sellised inimesed, kes nagu kuskilt targutavad või nagu siuksed, ma ei saaks öelda, et targutavad, aga võib-olla kes on öelnud nagu ka midagi väga otse, vaata, siis nendest on suht vähesed tulnud nagu saatesse lõpuks. Et päris paljud ikkagi ei julge tulla saatesse, kus kohas nad teavad, et välja ei lõigatavad, kus ongi nagu lihtsalt see, mis tuleb ja selle paneme ülesse. Et vaata, paljudel ongi nagu see, et kas sa nüüd, ma ei tea, kas suudaksid kontrollida ennast, mitte seda, sellest nagu, et meil on sõnavabadus, sa võid öelda, mida sa soovid, keegi ei tohi nii-öelda siis sinu uskumusi ja ma ei tea, mingit asju nii-öelda siis sinu veendumusi, sinu uskumuste ja veendumuste eest ei tohi keegi nii-öelda siis sind karistada ja ei tohi sind ümber veenda ja mis iganes ägedaid asju. Ja siis igast asju ütleme nii, et selle koha pealt ma vaatangi praegu, et ei, siin ei ole ikkagi, ei ole. Ma just praegu vaatangi nagu, et ma olen mõndadele inimestele, ma ei tea, võib-olla ma ei ole nagu, või äkki nad ei ole lihtsalt nagu saanud ka nii-öelda siis kirjasid kätte, et see võib ka nii-öelda siis asi olla. Aga muidu olen võtnud ise ka nii-öelda siis inimestega ühendust. Teil neid ei ole palju, oota. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 inimesele olen saatnud kirjad ja siis mõned on neist tulnud, mõned ei ole vastanud, siis ma olen Facebookis ka kirjutanud 3 inimesele kusjuures, 3 või võib-olla rohkem, võib-olla natuke mõned rohkemad, aga seal on ka niimoodi näiteks, et mõned loevad ära ja siis postitavad enda nii-öelda siis neid asju edasi. Ma olen ka võtnud niimoodi näiteks, et pikkinud üles näiteks, et mõned on
no näiteks oletamegi, et nad postitavad mingisugust head asja, mingisugust nagu teemakohaseid asju, kuidas ma ei tea, näiteks rohepööre on see ja teine ja nii edasi, siis ma olen kirjutanud ka, aga kuule, tule saatesse, vaata, räägime siin, vaata. Ja siis päris paljud ikkagi ei tule. Et siuke lugu. Jah. Aga te võite kirjutada ka nagu, mis te arvate, kes võiksid tulla, et võib-olla me saame neid veenda, et rahvas ikkagi soovib neid näha ja siis võib-olla see nii-öelda siis. Ja siis on hästi palju neid ka, kes nagu kirjutavad nagu ka ise, ma arvan, iga nädal tuleb neid, kes kirjutavad ka, et tahavad tulla saatesse ja siis ütleme nii, et nagu täiesti nullist esimene asi on kohe see saade, ma arvan, et see ei ole õige, mõistlik, miks, sellepärast, et kui sa ei ole sotsiaalmeedias figureerinud ja sa ei ole sotsiaalmeedias mitte kuskile jõudnud, siis ei ole mõistlik ronida kohe podcastidesse asjadesse. Pane veits videosid endast üles, tõesta natukene ära üldse, et sinu nägu ja nime inimesed näha tahavad, et sinu jutt üldse kuulda tahetakse ja siis tule podcastidesse. Sellepärast, et vaata, asi on lihtsalt selles, et nagu kui sa hakkad mingit asja avalikult ajama, siis sa pead hästi kindel olema sellest, inimesed üldse viitsivad sind kuulata. Ja kui sa ei taha olla olukorras, kus kohas sind ei kuulata sellepärast, et sa oled lihtsalt nagu, selles nagu, et kui sa tahad olla nagu koomik ja nalja teha kõike sellist, et sinu üle naerdakse ja sa viskad ise ka nalja, why not, et siis pole midagi valesti, aga kui sa tahad näiteks, et nagu tahad midagi rääkida ja siis võiks natukene kuskil võib-olla nagu enda seinal kuskil alustada ja siis nagu saada mingisugune tähelepanu ja selle põhjal ennast analüüsida. Et muidu sa võid jõuda sellisesse olukorda, kus kohas pärast nii-öelda siis ütleme nii, et koroona ajal ma nägin neid inimesi, kes ütlesid midagi ja siis lõpuks kustutasid oma Facebooki asju ära ja nii-öelda siis, ma ei saaks öelda, et põgenesid, aga lihtsalt võib-olla kahetsisid, vaat. Ja et selliseid asju üldse ei toimuks, siis oleks mõistlik nii-öelda siis algusse võib-olla katsetada enda seina peal. Aga jah, neid inimesi, kes nii-öelda siis kirjutavad mulle, neid on iga nädal, et päris kõiki nagu ei saa ka saatesse. Aga kirjutage, vaatame, kes nii-öelda siis teie pakkumine on, oleks nagu huvitav teada ja kõike sellist. Nii, aga suvi hakkab läbi saama, selles nagu, et mitte veel, et meil on aega veel, aga ütleme nii, et nagu me hakkame jõudma sinna lõpusirgele selle suvega juba, et nii kui august algas, siis kuidagi ööd on juba jahedamad ja siin vahepeal on mõni üksik päev nii-öelda siis soe, aga üldjuhul ikkagi õhtud on ikka päris vahepeal, ma ei tea, nädalavahetus oli väga külm, ma ei tea, kuidas teil, aga nädalavahetused on suhteliselt jahedad ja mis ma mõtlesingi, et rääkida täna tegelikult sellest ka, et mis on üldse nii-öelda siis sinu nii-öelda siis plaanid ja mitte plaanid siis selle koha pealt, et sa nii-öelda siis ma ei tea, lükkame kõrvale nii-öelda siis need, kuidas öelda, need igasugused negatiivsed mõtlemised, vaid räägime nii-öelda siis sinust endast. Mis on sinu nii-öelda siis plaanid üldse nii-öelda siis pärast suve lõppu? Miks ma seda küsin, on sellepärast, et kui üldse vaadata aasta käikusid, siis üldjuhul, kui sa nagu teed nii-öelda siis tükkideks aasta ära, see aastas on keskmiselt süke, ütleme nii, et terve talv tegelikult, aga ma ise nagu võiksin öelda, et nagu täpselt see aeg, kui on näiteks kooli aeg, on ja see on 9 kuud, hakkab septembrist, lõpeb siis mais. Ja kõik see 9 kuud tegelikult on üks parimaid aegasid tegelikult ise ka midagi jälle korda saata. Ja ma olen ise jälginud neid tsükleid ka ja ma olen ise hästi palju neid tsükleid läbi teinud, siis tegelikult ütleme nii, et korralik tsükkel
ei hakka 1. jaanuarist nagu paljud on, et uus aasta, uus mina, teen nüüd see aasta seda, teist ja kolmandat. See on kellegi poolt lihtsalt kuskile kirjutatud, et kalender on nüüd ja täpselt samamoodi nagu on kirjutatud kuskile ülesse mingisugused, ma ei tea, reeglid ja keegi kuskil otsustab, et see, teine ja kolmas vaat. Ja tegelikult on niimoodi nagu, et kui mõelda üldse, siis tsüklid või nagu, kuidas öelda, aasta jaotused, et ongi nagu kevad, suvi, sügis, talv, on ju, et kui suvi saab läbi, on ju, siis hakkab sügis ja siis ongi vaata see nii-öelda siis kõik lähevad tööle, kõik puhkust saavad läbi, kõik sellist. Ja siis kuni jõuludeni on see esimene tsükkel nii-öelda siis, kus kohas ma näen, et alati, ütleme nüüd nädal, 2 enne jõule hakkab siuke hoog maha minema. Aga siuke septembri algusest kuni jõuludeni on üks ideaalsemaid aegasid jälle midagi suurt korda saata. Kõik töötavad, kõik hustlivad, kõik nii-öelda siis hästi nii-öelda ja kõik nagu, noh, isegi kui sa hakkad nagu sotsiaalmeedias midagi tegema või sa võtad mingisuguse uue eesmärgi endale, siis see on nagu see aeg, kus kohas on hea ennast build upida. Siis jõulude aeg on nüüd selline aeg, kus kohas siukene 2-nädalane paus tuleb. Inimesed on rohkem perega, ei viitsi nii palju asju teha, siis see on nüüd see aeg, kus kohas nii-öelda siis võib-olla, noh, sa võid võib-olla märkmeid teha, arutleda, ma ei tea, kui sul on keegi partner, võib-olla keegi äripartner, läbi käia neid asju, plaane teha, kõike sellist. Ja nüüd ongi see, et nagu kuni 31. detsembrini ja detsembri keskpaigast 31. detsembrini on sul selline plaanide tegemise aeg. Ja siis sealt nii-öelda siis edasi jaanuaris, kohe alguses 1. jaanuar on võib-olla see, et sa juba rakendad neid plaane asju, aga ütleme nii, et 2., 3. jaanuar on see, kus juba peaks action pihta hakkama. Ja üldjuhul see action käib siis täie hooga kuni siuke nädalani jaanipäeva. Ja praegu näiteks ka podcastide statistika näitab seda. Praegu näiteks, miks ma ise olen ka võtnudki selle eesmärgi, et podcasti tehagi täiesti üksinda ka, ongi puhtalt selle pärast, et see on siuke kogumisaeg minu silmis alati. Suvine aeg, teed ise rohkem kuskil väljas, käid, teed ise muid tegevusi asju ka, võtad natuke chillimalt, noh, ma ise nagu muidugi ei võta, ma olen terve suvi aegel räigelt tööd teinud, me oleme siin ehitanud väga suure projekti ülesse. Ja ütleme niimoodi, et praegu nii-öelda siis on selline just aeg, et kui sa saadki nagu just selliste asjadega tegeleda, et sa nagu võtad nii-öelda siis mingisuguse uue asja ette. No toome näite lihtsalt. Proovin veel rohkem lahti seletada, võib-olla ma olen liiga segane, sest ma praegu ise mõtlen ka, et ma olen liiga võib-olla segaseks läinud praegu selle jutuga. Aga ühesõnaga, noh, kuidas on see, et septembrist lähed sa siis kuni detsembri keskpaigani, see on siis nii-öelda september, oktoober, november ja siis pool detsembrit ehk siis 3,5 kuud. Nüüd jaanuaris sa lähed siis jaanuar, veebruar nagu nii lühikene, märts, aprill, mai ja siis kuskil suve alguses, suve keskel juba võtta too maha, ehk siis jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai ja siis on see nii-öelda siis see peaaegu 6 kuud. Ja nüüd on see, et nagu see rahulikum hooaeg ongi nagu see suvine hooaeg ja oleneb muidugi, mida sa teed, on ju, kui sa oled põllumajanduses, restorani, business ja nii edasi, siis kindlasti see suvine aeg on sinu jaoks just see kõige hotim aeg. Aga ma ise töötan vaata arvutis enamus ajast kõik ja teen erinevaid asju, siis see on nagu selline. Ja siis muidugi ma ise nüüd kasutasin ka vaata hästi palju seda suvist perioodi ära, et ka podcasti arvelt mõnes mõttes, et saakski nii-öelda siis vähem keskenduda ka podcastile asjadele, kuna kõik nagu nii chillivad enamus nagu nii. Ja ma olen vahepeal ka nagu suhelnud mõne inimesega, siis on ka nagu, et nad räägivad, et nad kuulasid mingi mai lõpu podcastis. Ma ise mõtlen ka enda peast nagu, et see on mingi 2 kuud tagasi juba vaata. Aga see ongi ehe näide vaata sellest, et inimesed praegu reaalselt nagu nii paljud vaata ei ole nagu üldse nagu kuskil teleka taga ja teleka või arvuti taga vaata ja kuskil YouTube'is asjades vaadatakse ju kõik asju vaadatakse mingi täiesti mingi kas kehva ilmaga või siis kuskil öösel nii palju jõuad, aga et pikemaid podcast asju, ma sellepärast mõtlesin ka, et vaata eelmine podcast oli lühem
ma nägin kohe, et numbrid kasvasid, vaat. Ehk siis nagu täna ongi see, vaat, et noh, isegi kui sa lähed jõusaali, ma ei tea, kuidas erinevates jõusaalides Eestis on, aga koht, kus mina käin jõusaalis, siis seal on ka kohe näha, et nagu suvel on vaiksem. Ehk siis inimesed nagu võtavad chillimalt, hängivad rohkem väljas, on rohkem oma sõprade tuttavatega, käivad igal pool, teevad omi nii-öelda siis mingisuguseid tegevusi asju ja noh, kasutavad seda suve ära, sellepärast, et praegu, ma ei tea, terve maailm kurdab, kuidas ma ei tea, Kesk-Euroopa põleb ja midagi sellist, siis mingi eestlased reaalselt loodavad, et siia ka soojus lõpuks saabuks, vaata. Aga noh, ütleme nii, et eks eestlane ongi selline ka, et mitte kõik, aga ütleme nii, et eestlane on ka selline, et kui on liiga kuum, siis on häda, kui on liiga külm, siis on häda, kui on saab vihma, siis on liiga vihmane, kui on liiga põud, siis on kogu aeg häda, et see on ka siuke kahe otsaga vorst, nagu öeldakse, vaat. Aga muidu mis ma soovitan, ongi see, vaata, et nagu sa võtadki näiteks nagu septembrist võtad selle eesmärgi endale ja hakkad nii-öelda siis septembrist minema, näiteks praegu on väga hea, vaata on augusti algus, esimene nädal, noh, ma ei tea, eelmine nädal tegelikult hakkas juba, aga ütleme nii, et august nii-öelda siis esimesed 10 päeva, esimesed, noh, ütleme nii, et kui me jaotame 3 augustist 30 päeva, 10 esimest päeva, et sa hakkad juba vaikselt tegema plaane, kuidas sa hakkad septembrist nii-öelda siis mingisugust oma projektide kallal töötama, mingisuguste, ma ei tea, kas oma teadmiste kallal, kas sa loed mingid raamatud läbi, näiteks kuni jõuludeni mingi eesmärk. Ja see on selline soojendus, vaata, sa soojendad ja tõmbad ennast käima või sa hakkad näiteks rohkem tihedamini trennis käima, sa hakkad paremini näiteks 1. septembrist sööma, toituma, et vaata nii palju asju on võimalik ja kui sa nagu valmistad ennast korralikult ette, siis sul on kordades rohkem motiivi jätkata ja teha seda asju korralikumalt. Põhjus on tegelikult väga lihtne, sellepärast, et sa oled seda planeerinud, sa oled nii-öelda siis seda nii-öelda siis, kuidas öelda, sa oled juba otsustanud, sa oled enda sees selle otsuse sügavalt vastu võtnud, maksku, mis maksab ja sa oled nagu plaani ehitanud selle ümber. Ja vaata, nüüd ongi nagu see, et kui sa nagu 2-3 nädalat siin järjest endale nagu selgeks seda teed ja võib-olla isegi reklaamid seda oma tuttavatele ka, et sa niimoodi teed, näiteks hakkad tervislikumalt toituma. Me alustame septembrikuust, alustame uue selle AI koolitusega näiteks, võib-olla sa võtad sellest osa ja nüüd mis juhtub ongi vaata see, et sa võtad nagu selle eesmärgi, et selle aja jooksul ma tahan nii-öelda siis jõuda kuskile sellisesse kohta. Ja mis nüüd juhtub, on see, et esiteks vaata, kui sa valmistad seda ette, sul on palju lihtsam alustada. See, kui sa alustad, kui sa jätad suitsetamise maha, siis seda on päeva pealt, vahet ei ole, kõik oleneb sõltuvust ka. Aga kui sa seda ette valmistad juba, siis see ettevalmistamine, vaata, see alateadlikult on see, et sa juba nii-öelda siis oled vaata valmis pand varsti veel, siis on tähendab 10 päeva veel, siis tuleb 5 päeva veel, 3 päeva veel, 2 päeva veel, päev veel, viimased 12 tundi ja siis ma ei tohi enam näiteks, ma ei tea, süüa magusat aine näiteks 6 aega järjest, vaata, et sa teed mingi paastu, sööd ainult puuvilju ja ainult tavalist toitu või siis näiteks mingi seed oil või näiteks süüa 6 aega või 2 kuud või sa lähed näiteks 8 kuuks karnivooriks või sa hakkad trenni tegema 3 korda nädalas, 5 korda nädalas. Ja noh, nii palju on häid vaata otsuseid võimalik vastu võtta. Ja noh, näiteks mis näite ma võiks veel tuua? Ja vaata, nüüd ongi see, et mõned inimesed ütlevad nagu seda ka, et noh, enda puhul ma olen hästi palju teinud selliseid asju, kus ma lähengi trenni ja siis ongi push-in täiega näiteks ja kui trenn hakkabki pihta näiteks alates septembrist või näiteks boksitrenn meil hakkas pihta vist augusti algust või augusti keskpaigast, mis oli ka oktoobrini oli esimene set, aine. Mis oligi see nagu, et kui sa lähed sinna, sa valmistad seda ette näiteks nädal 2, et nüüd lähemegi, minu arust oli ka meil nagu see tüüp, kes kutsus meid boksima, siis ta oli ka nagu kas mingi 2 aega vist oli niimoodi, et davai, nüüd on, ma ei tea, järgmine nädal näeme, vaat. 2 nädala pärast õnneks juba näeme, vaat, järgmine nädal näeme.
siis mingi päev varem ta veel helistas, ütles ja homme kindlasti, vaata, võta need ja need riided kaasa, vaata, et seal on see, vaata, ja see, vaata. Selgitas lahti, et kuidas seal nagu on ja vaata. Siis oligi esimene päev, kohe läksime selle plaks kohe räigelt trenni, vaata. Aga kuna sa olid ette valmistanud, vaata, siis nagu see ei olnud üldse raske, vaata, sest sa teadsid juba, et nüüd hakkab see korralik trenn pihta. Mis veel? Näiteks, miks see on hea, kui paljud ütlevad, oi, ma ei tea, kui sa oled piisavalt tugev, sa ei pea ette valmistama. Ja, sa ei peagi ette valmistama, kui sa oled piisavalt tugev ja kõike sellist tahe on nagunii olemas. Aga samas, ütleme nii, et kui sa nagu valmistad ennast ette mentaalselt, kui sa räägid enda inimestele ja sa vaata, ja mitte ainult, ja sa räägid nendele inimestele ka, kes nii-öelda siis kellele sa ei tahaks elu sees tunnistada, et jaa, tead, ma jätsin pooleli. Eriti need, kes ütlevad, sa nagu nii jätad pooleli, vaat. Siis sa vaata tead, et sa ei saa seda pooleli jätta. Ehk siis sengi nüüd see nagu, et sa lood neid olukordi veel rohkem juurde, miks sa ei tohi trenni pooleli jätta, miks sa ei tohi seda paastu pooleli jätta, miks sa ei tohi suitsetamisest loobumist pooleli jätta, vaid sa pead päriselt ka loobuma. Ja kõike sellist, neid asju on hästi palju lihtsam nagu teha, kui mingi osa inimesi isegi võib-olla irvitavad su üle, vaata, et sa nagu nii suuda, vaata, siis on nagu, et vaatame seda asja. Ja siis ongi näiteks nagu, et ehk siis, mis sa teed, on see, et nagu, et sa sead mingi eesmärgi, praegu näiteks ülihea, kui sa vaatad seda podcasti seada, siis järgmine asi, mis sa teed, on see, et sa võtad vastu otsuse ja hakkad plaani pidama, kuidas seda täpselt teha. Sead eesmärgi näiteks, oletame, et mingi trenniga näiteks, toome näiteks trenniga, hakkad trenni tegema 3 korda nädalas, 5 korda nädalas, pole üldse halb, 5 korda nädalas, tund aega päevas trenni pole üldse halb. Hakkad trenni tegema, toome näiteks 3 korda nädalas, nüüd sa hakkad seadma plaani, kus kohas ma trenni teen, kust kohast ma saan kava, kas keegi mind õpetab, mis jõusaalis ma hakkan käima, mis see trenn tähendab. Mida tähendab see on nüüd plaan, kava. Algus eesmärk, otsus, sa langetad otsuse, siis sa teed plaani ja kui sa oled seadnud endale plaani, nii-öelda siis kus jõusaalis, mitu korda nädalas, kas ma õpin kuskilt äppidest või siis kuskilt YouTube'i videodest, asjadest, kus kohas sa seda, nagu mida sa üldse, sest ei ole mõtet minna jõusaaliga niimoodi, et sa lihtsalt lähed ja ma koha peal vaatan. Et mingisuguse eeltöö võiks ikkagi ära teha, vaata, et päris nagu niisama ei lähe. Ja kui sul ei ole midagi, võta kas või näiteks eratreener, võta kas või käi nädal aega kas või eratreeneriga või nagu paar korda kas või, et sa ei pea võtma eratreenerit, et ta kogu aeg sinuga kaasas käib, aga lihtsalt paar korda, et ta näitab sulle mingisugused põhilised asjad, ülakeha, siis kuidas öelda, ülemine keha, keskmine osa, nii-öelda kõhulihast, seljalihased ja siis jalad, ülakehale alla läheb ka siis käed, et mõnikord ongi ainult kätepäev, vaata. Kui sa oled jõusaali. Kui sa teed mingi jalgrattaga sõita, asju värki, vaata, sa võid ka panna mingi trajektoorid, asjad paika, kaua sõidad, mida iganes. Aga jah, et sa võtad vastu otsuse, siis sa teed plaani ja siis 3. asi, mis ma soovitan, on see, et sa räägid teatud inimestele plaanist. Ja et neid inimesi oleks nii-öelda siis palju. Et neid inimesi oleks palju, sellepärast, et ja mitte väga palju. Et neid inimesi, kuidas öelda, et need isegi piisab tegelikult sellest, kui, kuidas ma ütlen, kui on selline inimene, vaata, kes võib-olla kas sinu onu või keegi, vaata, kes on kogu aeg olnud niimoodi, et mis sa ajad, vaata. Mine lõpeta ära, vaata. Ja siis see on täpselt see, vaata, kus sa tahadki tõestada. Kui ta veel iga kord, kui sa saad kokku ka, siis ta küsib su käest, jätsid pooleli või? Siis sa saad öelda, et ei, teen edukalt. et need on veel vaata eriti head nagu asjad. Ja nüüd ongi vaat see, et sa võid võttagi näiteks eesmärgi, et 14. või 15. detsembrini teed mingit asja, vaat. Või siis näiteks oktoobri lõpuni, alates septembrist oktoobri lõpuni, 1. novembrini. Ja siis siis sa võidki teha näiteks 2 kuud sellist chilli aega ja siis on jälle jaanuarist alates näiteks märtsi lõpuni, vaat.
see on nagu see, kus sa saad nagu panuse anda mitte maailmale, vaid nagu lõpuks iseendale vaat. Panustada lõpuks iseendasse, teha midagi, mida sa oled alati mõelnud, et võiks teha, saada kuskil uusi teadmisi, avastada mingisugust uusi asju, saada parem füüsiline vorm, saada parem mentaalne vorm, alustada lõpuks ometi tervislikust toitumisest, on ju. Eestis on nii palju häid treenereid, tiktokereid, igasuguseid, kes teevad lühiklippe, kus nad selgitavad lahti erinevaid toite, erinevaid kvaliteete toidu sees, kõik sellist, jälgida lihtsalt neid näiteks, erinevaid treenereid, kes annavad tasuta mingid treeningkavasid asju, toitumiskavasid, ma tean inimesi, kes on ostnud toitumiskavasid mingi 20 euri toitumiskava ja mingi 25 euri, 35 euri. Miks mitte, on ju? Või näiteks äkki sa tahad minnagi näiteks, et selle järgmise 2 kuu jooksul sa saavutad mingi eesmärgi, käid lõpuks kuskil ära või teed mingi asja lõpuks ära või alustad mingi uue projektiga, õpid midagi juurde, loed näiteks 5 raamatut teatud valdkonnas läbi või mis iganes, vaata nagu neid asju nagu mida nagu teha ja ülilühikese ajaga transformeerida iseennast nagu kõrgemale tasemele, noh, neid on, kui me võtame näiteks kas või detsembri keskpaigani. Sa võid selle ajaga teha sellise hüppe, mida enamus inimesed ei tee 5 aasta jooksul. Sellepärast, et enamus inimesed ei käi, ei tee trenni, enamus inimesed ei toitu tervislikult, enamus inimesed ei loe raamatuid. Minu arust see protsent, kui palju ma ei mäleta, Brian Tracy rääkis kunagi sellest, et enamus inimest vist, kui nad lõpetavad nagu selle ülikooli, siis nad ei loe pärast seda mitte kunagi enam ühtegi raamatut. Ja me räägime selles suhtes nagu, minu arust see oli mingi 90% või 80%, ma pean seda uurima, vaata, mis AI ütleb. Nii, Brian Tracy ütles kunagi, suur hulk inimesi ei loe raamatuid pärast ülikooli enam mitte kunagi. Mis see protsent oli? Vaata, mis ta ütleb. 42, oota. 42% ülikoolide lõpetajatest ei loe pärast kooli lõpetamist enam ühtegi 42% ei loe mitte kunagi enam raamatuid. 33% keskkooli lõpetajatest ei loe pärast lõpetamist enam kunagi ühtegi raamatust. 80% peredest ei ostnud ega lugenud viimase aasta jooksul ühtegi raamatut. 80%. 70% täiskasvanutest ei ole viimase 5 aasta jooksul külastanud ühtegi raamatupoodi. See tähendab seda, et sisuliselt, kui sa loed läbi 5 raamatut kuni jõuludeks, siis sa oled 70% inimestest eespool. Ja neid raamatuid, mida lugeda Eestis, on väga palju. Mis see oli, million.ee vist või? Oli vist million.ee. million.ee million.ee Teadusliku inimese käsiraamat, seadista oma aju ümber ja tervene järeleandmatu heast suurepäraseks ja sealt edasi peatamatuks. Miks sa oled rumal, haige ja rahast lage ning kuidas saada nutikaks, terveks ja rikkaks? Kuula nüüd seda asja. Ma olen seda raamatut lugenud, see on ülikõva raamat. Nagu mõtle iseenda peaga, kui sa loeksid läbi raamatu, miks sa oled rumal, haige ja rahast lage ning kuidas saada nutikaks, terveks ja rikkaks. Küsimus sulle, mis sa arvad, kas see raamat võiks kas või natukene juhatada sind kuhugi suunda, et äkki hakata teistmoodi mõtlema või kuhugi mujale vaatama?
olen lugenud seda raamatut ja ma olen seda isegi mitu korda lugenud. Ja see on väga hea raamat ja see on seda väärt. Järgmine raamat siin, kuidas mõelda suuremalt. Loe läbi. Armasta raha ja raha armastab sind vastu. Mis siin veel oli? Vaata mingit vanemaid asju. 10 korra reegel, Grant Cardoni oma, väga hea raamat, olen lugenud jälle. Esmalt küsi miks, Simon Sinek, väga hea raamat jälle. Noh, top 1%. Üks siin on üli-rets raamat on see lihtsalt nagu heas mõttes nagu miljonäri mõtteviisi saladused. D. Harvey Eker. Hoiak, väga hea raamat. Jaa, see, miks sa oled raumal haige rahast lage, kuidas saada rikkaks, nutikas, terveks. Mõtlemist muutis rikkaks. Babyloni rikkaim mees. Noh, meie teemakohane asi kohe, kogu see podcasti, kõik need teemad, mis ma rääkinud olen. Saatanat paljastades Napoleon Hill. Loe läbi. Väga hea raamat jälle vaat. Saatanat paljastades. Et noh, mõtlegi lihtsalt nagu, ja see on nagu üks väike hulk nendest asjadest, mida võiks nagu läbi lugeda, aga kujuta nüüd ette seda asja, kui sa võtaksid siit nüüd 5 raamatut ainult ette ja loeksid need jõuludeks läbi. Ma võin lubada sulle, et jõululauas on jututeemad hoopis täiesti teised. Sa näed hoopis teistmoodi maailma. Ja kuna väga suur hulk inimesi naguni on madala IQ-ga ja seal on taga ka põhjus, sellepärast et paljud inimesed ei ole valmis tegema midagi rohkemat selle nimel, et kuhugi jõuda, siis sa lihtsalt astud nendest inimestest ette poole. Ja mitte sellepärast, et ma tahaks öelda, et keegi kuskil on midagi halvem või midagi sellist, vaid see on lihtsalt nende otsus. Ja täpselt samamoodi, kui sa tahad jõuda kuskile kaugemale ja saavutada rohkem, kogeda rohkem, saada rohkem, siis üks variantidest ongi see, et sa pead tõstma oma väärtust ja see saab ka olema sinu otsus. Sinu otsus võib olla pärast seda podcasti panna lihtsalt see podcast kinni, mõelda mõttetu jutt. Ma ei viitsi küll midagi muuta, ma olen oma eluga väga rahul. See on sinu otsus. Samuti on sinu otsus ka see, et väga hea, lükkame hoogu veel juurde, isegi kui sul läheb täna hästi, võid sa veel hoogu juurde lükata ja veel paremaks olukorrad teha. Sest nagu ma oli see eelmine või üleeelmine osa vist olime. Kui ma rääkisin sellest, aga mis siis, kui 2030 või 33 või mis iganes see agendaga ei ole, mis siis, kui see on meie võimalus hoopis? Mõtle, kui sa täna päriselt valmistaksid ette ja juhuslikult me avastame lihtsalt, et kogu see süsteem, kuhu see läheb, on kõigi meie hoopis võimalus. Ja see on võitja suhtumine. Valmistad ette võimaluseks, mitte kaotuseks. Sest hästi paljud ongi nagu sellist suhtumisega, et mida ma pingutan üldse, kui kõik on nii mõtet, mida ma üldse teen seda, kui kõik on nagu nii jama, kõik on nagu see. See on kaotaja, sa oled kaotaja rollis, sa pead tulema välja sellest ja võitja rolli astuma. Sa pead saama võitjaks, et aga mis siis, kui see on minu ja meie kõigi võimalus, kes me tahame päriselt head. Ja see võibki niimoodi olla lõpuks. Ja sellepärast ongi see, miks peakski täna hakkama tegelikult ka pingutama. Mitte selle nimel nüüd, et kui sa tahad ajaraha taga, sellest nagu, et ma ei saa öelda selle kohta, et raha on halb. See avab võimalusi. Lihtsalt nagu täna on raha lihtsalt hästi paljude valede inimeste käest. Ja ma arvan, et kõige suurem probleem täna maailmas ei ole raha, vaid see, et see on valede inimeste käes ja me peaksimegi tegelikult selle enda kätte saama. Ja kui sa tahad, sa võid raha eesmärke seada. Kui sa tahad, võid seada isiklikke eesmärke, kuidas sina saaksid paremaks, kuidas sina saaksid targemaks, kuidas sa saaksid mingeid omadusi juurde, trenniga midagi juurde, mis iganes on. Kui sa saaksid, ma ei tea, parema füüsilise vormi, kui sa õpiksid midagi juurde, teadmist, asjad, kõik see lihtsalt, et sina saad
paremaks, isegi kui sa sead endale ainult eesmärgiks, kui sa rohkem raha teenida, siis ütleme nii, et mõistlik oleks seda seada niimoodi, et sa päriselt tahad inimestele head, kui sa seda raha ka teenid, on ju. Aga ka see ei ole halb, sellepärast, et ka siis sa ju arened ja leiad uusi võimalusi, mida sa saad võib-olla tulevikus ka teistele edasi õpetada, kui mitte rohkematele, siis vähemalt oma perele, on ju. Et neid võimalusi ja seda, kuidas või mida nagu teha, neid on väga palju. Ja ma nagu ei näe seda, võib-olla sa tahadki näiteks, et sa sead eesmärgid jõuludeks, sa renoveerid oma elamise ära näiteks. Sa leiad selleks viisi või sa lõpuks ometi võtad ette mingid asjad, mida sa oled kogu aeg lubanud ja nüüd sa lõpuks teed ära. Võib-olla sa lõpuks ometi lähed külastad kedagi, keda sa oled ammu lubanud või sa ei ole käinud või lõpuks ometi sa lähed reisid kuskile kellegi sugulase juurde kuskile Kanadasse või Austraaliasse, mida sa oled ammu edasi lükanud, aga nüüd sa lõpuks võtad selle ette ja sa lõpuks teed selle ära, vaat. Mis iganes asju, vaata, et neid on, ma räägin, neid asju, põhjuseid on nii lihtne või nagu see, või võib-olla jälle lihtne, ma ei tea, eks inimesed on erinevad, aga lihtsalt nagu, et neid asju on nii palju, mida võiks ära teha. Ja sa võiksidki võtta, et lõpuks ometi ma teen need ära. Alustad septembris, liigud detsembrini, detsembris puhkad, võtad jälle hoogu juurde ja siis paned jaanuarist alates kuni jaanipäevani välja. Ja ma võin sulle garanteerida, et kui me peaksime samal ajal järgmine aasta tegema veel podcasti sellel teemal samal ajal augustis või kus iganes me peaks kohtuma sinuga või mida iganes peaks juhtuma, et nagu sa kuuleksid seda või sa kuulad tagant järgi seda sama podcasti, siis ma võin lubada sulle, et sa vaatad ajast tagasi ja mõtled, et see oli seda väärt. Nüüd mis ma tahan öelda lõpetuseks on see, et ma tean, et väga väike protsent inimesi ainult teeb seda. Keskmiselt alla 10%. Väga väike. Paljud lihtsalt kuulavad selle podcasti lõpuni ja nad ei tee mitte midagi. Nad ei muuda endast mitte midagi, nad ei tee endaga midagi paremaks, nad murravad lubadusi, sest nad ongi harjunud lubadusi murdma, või siis nad ei seagi neid lubadusi. Nad ei hoolitse oma tervise eest ja sellepärast ongi meil olemas mingisugused terviseametid, asjad, kes otsustavad, kuna sind vaktsineerida, kuna mitte, sellepärast, et sul endal pole piisavalt ajusid lihtsalt, et ise seda teha, ise otsuseid langetada. Sellepärast need asjad ongi nii kaugel läinud lihtsalt, et me oleme ise lasknud need asjad lihtsalt niimoodi minna. Sellepärast toit ongi täis meil igasugust saasta, sest me oleme ise mitte hoolsalt valinud, mida me sööme. Sellepärast me kõik ongi selline maailmas, nagu see täna on, sest me ise olemegi, sest meie läheme poodi ja me teame lihtsalt, et see fucking suhkur ja sai ja seed oil, kuidas seda öeldaksegi, taimne õli on meil ebatervislik, aga me ikka fucking ostame selle lihtsalt ja me supportime sellega ikka veel seda tööstust, näidates, et tegelikult meil ei ole vahet. Trenniga täpselt samamoodi. Kõik see toitumine, tervis, kõik see, sellega me annamegi ikka veel teada kõikidele nendele terviseametitele asjadele, et jah, meil on teid vaja, et te kontrolliksite meie elu sellepärast, et me oleme ise liiga lollid selleks, et seda teha. Ja me oleme liiga vastutustundetud selleks, et seda teha. Ja samuti nii-öeldes, kui me räägime finantsist asjadest, kogu poliitika, kõik need asjad ongi, kui sa täna ei kavatse seda kõike ise muuta, registreerida endale lõpuks ettevõtte, hakata lõpuks võtta kas või, ma teen jälle AI koolituse, võtta kas või see sama AI koolitus, käia see läbi, sa saad teadmised oskust, ma räägin, kuidas kuni oma äppideni teha lihtsalt AI-ga igasugust asju, pilte, värki, kõik on lihtsalt mida iganes. Alustada oma ettevõttega ja sellel korral selles AI koolitus ma räägin veel rohkem kui eelmine kord. Kuidas kõiki nii-öelda siis alustada kõikide asjadega, mida iganes, võtame kas või raha asi, et võtta see täielikult enda kontrolli alla, sa pead olema ettevõtja, aga selleks ongi sul vaja ettevõtjaks üldse hakata, kui sa tahad, et maailmas muutused tuleksid.
sellepärast, et muidu ongi lihtsalt valitsus, kes otsustab, et mitte tööandja, vaid töötaja, need maksud, need asjad, see regulatsioon, see teine kolmas. Need asjad on kõik välja mõeldud selleks, et kuna me ise ei kavatse kontrollida asju, siis on olemas organisatsioonid, kes kavatsevad ise seda kontrolli rakendada. Ja läbi selle me saame muuta maailma, kui me hakkame muutma iseennast ja oma ümber olevat elu, oma toitumist, oma tervist, trennide asjadega. Mitte ainult toitumisega, vaid sa pead ka see on teaduslikult tõestatud. Soome teadlased tõestasid ära, võite küsida AI-de käest ka, kui tahate, mis iganes AI-d. Kirjuta google.com, vali AI otsing, kirjuta sinna. Soome teadlased tõestasid ära, et lihastes inimesed elavad kauem. Pane see AI-le ja sa leiad selle teadusuuringu. Soome teadlased uurisid 20 aastat rasvunud ja lihastes inimesi, kes teevad trenni. Ja lihastes inimest, ma ei mäleta, kas nad elasid mingi 15 aastat rohkem. 15 aastat, 2010 aastast, 2011 aastast tänaseni. Oota. Jaa, see on 15 aastat, just. Ma hakkasin isegi kahtlema korraks, mõtlesin, kurat see aeg läks vapsi kiiresti. Aga jah, 15 aastat. 15, saad aru, kui sul on lapsed ja lapselapsed, 15 aastat sa saad veeta nendega rohkem aega. See on väga pikk aeg. Ja nüüd ongi, vaata, mis me rääkisime, ehk siis oma finantsid asjad võtad enda kanda, ettevõtlus või tähendab tervis, toitumine, trennid asjad, ettevõtlus oli teadmised, oma teadmised, oskused suurendada, investeerida oma teadmistesse, oskustesse, sest see aitab sul. See on ära tõestatud ka, näiteks kas või võtame need raamatud, kui sa ei osta neid raamatuid, siis üldjuhul sa ka ei hari ennast. Üldjuhul raamatukogud asjad on sellised, kus kohas, ma ei tea, sul peab võib-olla raamat vastu mingi suur huvi olema, aga üldjuhul kõik need asjad, mida sa ostad, investeerid, koolitustega täpselt samamoodi, ma olen teinud tasuta koolitusi nii palju, nii kui ma raha ei küsi või ma küsin 20 euri selle eest ainult. Keegi viitsi lihtsalt neid videosid ega koolitusega, keegi tule isegi Zoomi kohale lihtsalt, keegi viitsi teha lihtsalt. Nii kui sa paned hinnaks sott, 2 sotti, 5 sotti, järsku kõik õpivad. Sama info. Ma olen testinud neid asju aastaid. Ehk siis investeeri endasse ja usu mind, sa alateadlikult teed rohkem. Võta mingi asi, millesse investeerida, mingid teadmist asjad. Siis järgmiseks siis võta mingisugune asi ette, mingi kindel eesmärk, mingi kindel unistus, mingi kindel reis, kuhu sa tahtsid minna. Tee see lihtsalt mingi kindel elamise korda tegema, mis iganes asi, mis oli ka, mida iganes sa ka teha ei tahtnud. Kindel asi, mida see ära teha. Võib-olla sa tahtsid mingisugusesse asja investeerida, võib-olla sa tahtsid hakata sotsiaalmeediaga tegema. Mis iganes asi, mingisugune investeering ka sellesse, et sa hakkad midagi panustama ja kui sa teed selle panuse, siis võta miinimum eesmärk pool aastat, veel parem võta aasta aega sa teed seda asja. Siis ma võin ütelda, et kui ma alustasin nende podcastidega ka, mul oli ka mingisugune ja ma tean seda, sellepärast, et ma olen trennide asjadega seda nii kordi läbi käinud. Kui sa teed mingit asja, siis 2 kuuga sul hakkab juba tekkima selline mõte nagu, et ma ei tea, kas see, ma ei tea. Ja siis, kui sa selle tsükli läbi käid, 1-2 kestab see umbes, siis hakkab see asi jälle üles kerima. Ja siis see võib korraks jälle alla käia, võib-olla näiteks ei vaadata asju, mida iganes, järjepidevus vaata. Paljud inimesed ongi, ma ei viitsi vaata enam. Aga tegelikult ongi see, et see koht, kus kohas sul käib see, ma ei viitsi enam, on see koht, kus kohas sa peaksid just edasi minema. See on see, et nagu lähme ja teeme veel. Sa võiksid öelda, ma ei viitsi enam, kui sa jõuad oma tipphetke 2 korda järjest sama asjaga. Näiteks oletame, et sa alustasid oma podcastidega. Ma ei tea, võtke ühendust, ma võin rentida selle ruumi aina. Aga, või ma ei tea, ostke ära vaat. Aga ütleme nii, et nagu sa alustad ja sa hakkad minema, siis see hype käib ära, natukene lähevad numbrid alla ja siis tuleb see järgmine hype ja kui sa selle täiesti kõrgel tipus oled seal üleval, siis see on siis see koht,
kus sa võid võib-olla ütelda, et okei, pool aastat tegin ära, aitab, nüüd ma liigun järgmiste asjade peale, aga sa ei tohiks kunagi selles madalseisus alla anda, sest see on enamus ettevõtted surevad selles madalseisus ja sa ei tohiks just selles madalseisus alla anda, eriti veel, kui mängus ei ole nii-öelda siis elu ja surma küsimus või mingisugune hull pankroti küsimus, et ma ei tea, et kui ma nüüd edasi veel lähen ja see risk on liiga, ma ei tea, et ma ei tea, majad ja autod ja kõik asjad lähevad, et siis võib-olla veel, see on teine asi. Aga kui me räägime nii-öelda siis sellest, et kas ma olen järjepidev ja teen neid TikToki videosid või teen ma neid mingisuguseid asju edasi, siis see on see koht, kus kohas, kui see asi hakkab nagu raugema, siis peaksid see just edasi minema ja otsima edasi seda enda nii-öelda siis seda asja, kuidas ja minna ja minna. Ja ka muud jällegi mitte midagi, lihtsalt võtta vastu mingisugune eesmärk, otsus ja võid siia näiteks allagi kirjutada kommentaaridesse. Ja kui sa oled nii-öelda siis meil kinnises kogukonnas, seal on mingi 100 inimestest, siis seal võid sa ka ju kirjutada nüüd kommentaaridesse. Kõik tegelikult kinnis kogukonnas võiksid tulla ja kirjutada nii-öelda siis oma eesmärke, mis te teete järgmise poole aasta või aasta aja jooksul. Ja kui sa ei ole kinnises kogukonnas, siis tule toeta podcast'e ja astu kinnisesse kogukonda. Otse ja toorelt.com, siin samas all on ka link ja hustlime koos, võtame mingid eesmärki vastu. Ma võtan ise samamoodi septembrist alates mingisuguse kindla eesmärgi vastu, kus kohast nii-öelda siis me hakkame mingisugused kas vist numbreid täitma või tervisega midagi või toitumisega midagi ma võtan septembris vastu, see on üks parimaid aegu, kus kohas üldse rauda hakata taguma lihtsalt. Kindel eesmärk. See on minu kõige suurem soovitus üldse. Aga see oli järgmine podcast, minu arust oli 26. Vaata, ma pean alati järgi vaatama seepärast, et ma räägin, mul nädala aja jooksul toimub lihtsalt nii palju, et mul läbi isegi ise enda podcast meelest ära lihtsalt nagu crazy. Nii, 27. podcast. Seega kohtume juba järgmis osas ja mine tea, võib-olla ma ei ole enam siin üksi. Kohtume järgmine kord.